Aga nüüd siis lähme teise Moosese raamatu juurde. Teine Moosese raamatu teema on maailmast välja kutsutud. Ja täna oleme juba siis 5. peatükis jää plaani juurde. No, sulgudes Jumala plaani juurde. Et no meie kõige suurem laps on nüüd elab Floridas, Pensacola linnas, õpib seal kristlikus kolledžis. Ja kõik on talle nagu uus seal, uus elu ja uus keskkond ja kõik on väga huvitav. Mõnikord on raske ja ta rääkis meile, et tal oli nagu selline halb päev. Umbes nädal tagasi. Et tal on selline muusikatund, kus igaüks peab üksi laulma kogu nagu klassi ees. Ja kui sa tunned meie tütart üldse, siis sa vist juba tead, et see väga ei sobi talle, ta on selline vaikne ja ei taha nagu väga palju tähelepanu. Et ta ütles, et tal oli raske päev, see ei läinud väga hästi. Tal oli piinlik ja unustasid sõnad ära ja siis ta kirjutas meile, kuidas ta ennast tundis. No muidugi vanematega tahtsime teda nagu julgustada. Ja siis ma kirjutasin nagu isa kirjutaks, et nagu ära anna alla ja sellised asjad teevad meid nagu tugevamaks ja Jumal siis õpetab sulle midagi sellega ja siis jää sa nagu selle plaani järgi, et teed ära selle kraadi ja siis otsustad, mis veel, kuhu veel sa lähed. Aga tee selle ära, jää siis selle plaani järgi. No Moosesel Jumal pidi siis Moosesele seda ütlema ka. Sest Moosesel oli päris mitu nagu halvad päevad seal Egiptuses. Et asjad ei läinud nii kergesti. Vaaro ei andnud alla nii kergesti. Ja Moosesel oli natuke raske. Tal oli vaja julgustada saada Jumalat. Aga meie kristlasena, nagu Mooses, me peame Jumala plaani juurde jääma. Mille siis peame Jumala plaani juurde jääma? No näiteks siis, kui olukord läheb veelgi hullemaks. Olukord läheb hullemaks. Vahel on nii, et sa lõpuks nagu teed õigesti, aga siis sa näed, et nüüd on elu keerulisemaks läinud, sellepärast, et ma teen õigesti. No vahel on nii. See juhtus näiteks Moosesega. Vaaro teeb orjatöö raskemaks. Loeme siis 5. peatükis. Praegu loeme 1. 8 salmi. 1. salmist alustan. Kui keegi teeb... ma olen 3. Moosese raamatus. Oota. Nüüd, 2. Moosese raamatus 5.1. Ja seejärel Mooses ja Aaron tulid ning ütlesid Vaarole. Nõnd ütleb Issand, Iisraeli Jumal, lase mu rahvas minna, et nad kõrbes peaksid mulle püha. Aga Vaaro vastas, kes on Issand, et peaksin kuulama ta sõna ja laskma Iisraeli ära minna. Mina ei tunne Issandalt ega lase ka Iisraeli ära minna. Siis nad ütlesid, hebralaste Jumal tuli meile vastu, lase meid minna 3 päeva tee kõrbesse ja ohverdada Issandale, meie Jumalale, et tema meid ei tabaks katku või mõõgaga. Aga Egiptuse kuningas vastas neile, Mooses ja Aaron, mis pärast tahate rahva tööst vabastada? Minge oma töökohustuste juurde.
Vaaro mõtles, vaata, arvukas on nüüd maarahvas ja teie tahate nad töökohustustest vabastada. Ja Vaaro käskis sel samal päeval rahva sundijaid ja ülevaatajad öeldes, ärge koguge ega andke enam rahvale õlgi telliskivide tegemiseks nagu varem. Nad mingu ja korjaku ise endile õlgi. Ja telliskivide määr, mis on tänini on teinud, pange neile peale. Ärge seda vähendage, sest nad on laisad. Sellepärast nad kisendavad ja ütlevad, me tahame minna oma Jumala ohverdama. No Mooses ja Aaron, nad läksid Vaaro juurde, nagu Jumal oli öelnud. Aga asjad läksid veelgi hullemaks. Sellepärast. No, Vaaro vastus oli selline, et no kes on see Issand? Ma ei tunne teda, ma ei karda teda ja ma ei lase teid vabaks. Ja siis ta mõtles veel, et no kuna teil on aega, et siia tulla ja siis nõudma, et ma lasen teid vabaks. Tähendab, et olete laisad, et teie töökoormus on liiga kerge ja teil on liiga palju vaba aega. Et siis ma annan teile veel tööd juurde. Andsime teile õlgi, aga nüüd enam ei anta. Te peate ise seda muretsema. Aga sama palju telliskivid me nõuame teilt iga päev. Et siis tähendas, et võib-olla läks israelastele see töökoormus, ma ei tea, võib-olla 2-kordselt rohkem. Ma ei tea, kui palju aega nad pidid veetma, otsimas seda õlgi igalt poolt Egiptusest. Ja siis veel, Mooses ja Aaron olid Vaaro juures käinud ja siis Iisraeli vanemad ka käisid läksid Vaaro ette. Ja siis nemad said teada, et töökoormus on rohkem ja ei vähenda seda. No salmid 20 ja 21 5. peatükis. Ja kui nad Vaaro juures tulid, need olid Iisraeli vanemad, siis nad kohtasid Moosest ja Aaronit, kes olid neid oodanud ja ütlesid neile, Issand, karistagu teid ja mõistku kohut, sest te olete meid viinud halba kuulsusesse Vaaro ja tema sulaste silmis ja neile mõõga meile tapmiseks kätte andnud. No, nad süüdistasid seda Moosest ja Aaronit. Arvasime, et te tulite nagu meil appi, aga hoopis vastupidi. Te tegite asja hullemaks. Minge ära. See on umbes nii nagu vanem, kellel on nagu väike laps. Mõnedel on, et nagu ühel päeval sa, ütleme nii, et enne sa oled olnud selline leebe ja hästi nagu kena ja lahke vanem ja alati annad järgi ja alati nagu rahuldad last aga siis ühel päeval sa saad aru, et ma pean tegelikult teistmoodi tegema oma lastega. Ma pean nagu nõudma kuulekust ja vahel tuleb karistada, et nad saaksid aru, et see on hästi oluline. Ma võin öelda, et alguses läheb palju raskemaks. Et enne sa kuidagi nagu lahendasid ära, võib-olla nad tahtsid seda, siis sa näitasid midagi teist ja nagu rahuldasid neid teistmoodi, nii et ei pidanud neid otseselt nagu karistama või midagi nõudma. Aga nüüd sa hakkad nõudma, nüüd sa ütled, et ei, peab sõna kuulama. Ma arvan, et alguses on raskem. Sest nüüd on nagu igal hetkel mingi probleem.
ja sa ei taha olla selline nagu kuri ja range vanem, sa tahad olla nagu selline armastav ja armuline. Alguses võib olla raske. Alguses see võib nagu keerulisemaks minna ja hullemaks minna. No, võib-olla paar päeva. Aga kui sa teed hästi nagu korralikud, siis läheb asjad varsti paremini. Aga Mooses ei olnud veel sinna jõudnud. Praegu oli ainult hullemaks läinud. Ja mida Mooses tegi ja mida meie peame tegema? Kui me teeme nagu õiget asja, aga läheb hoopis hullemaks. No siis nagu Mooses, me jookseme Jumala juurde oma murega. See on see, mida Mooses tegi. Salmid 22-23. Siis Mooses pöördus jälle Issanda poole ning ütles, Issand, mis pärast sa oled sellele rahvale kurja teinud? Milleks sa siis mind oled läkitanud? Alates sellest, kui ma tulin Vaaro juurde, sinu nimel rääkima, on ta sellele rahvale kurja teinud ja sina ei ole oma rahvast tõesti mitte päästnud. Mida Mooses siis rääkis? No, ta rääkis asjad täpselt nii, nagu nad olid. No, seal, kui sa jooksid Jumala juurde oma murega, sealt saad julgustust, näiteks. Julgustust. Juba 6. peatükis, esimesest salmist alatest. Ja Issand ütles Moosesele, nüüd sa saad näha, mida ma Vaarole teen, sest vägeva käe sunnil ta laseb nad minna ja vägeva käe sunnil ta ajab nad ära oma maalt. Ja Jumal rääkis Moosesega, nüüd ütles temale, mina olen Issand. No, see on juba julgustav. Mina olen Issand. Mina olen ennast ilmutanud Abrahamile, Isakile, Jaakobile kõige väelise Jumalana, aga nad on oma nime Jahve, ei ole ma neile teatavaks teinud. Mina olen nendega teinud ka oma lepingu, et ma annan neile Kaanani maa, nende rännakute maa, kust nad oma võõrana elanud. Mida Jumal hakkab rääkima? Ütleb, et mina olen see sama Jumal, kes oli Abrahamiga, nende teistega, kes aitas neid. Mina olen see sama Jumal, kes tegi neid vägevaid tegusid nende ajal. Ja vaata, mina olen see sama Jumal, kes lubasid neile, et nad pärivad seda tõotatud maa. Ma olen see sama Jumal. Ma ei ole ümber mõelnud. Ma ikka teen seda. Ma olen see sama. Ja kuulge, meil on see sama Jumal. Meie ei ole enam Moosese ajal, me oleme siis praeguse ajal. Vaatame tagasi. Ja Jumal ütleb ka meile, et ma olen see sama Jumal, kellesse sa usud, kes saatis Jeesuse oma poja, et meid päästma. See on see sama Jumal, kes aitas, see oli Abrahami, Isaki, Jaakobiga ja siis hiljem Moosesega ja nii edasi, kes tegi neid vägevaid tegusid ja neid nuhtlusi, millest me varsti hakkame lugema Egiptuses. Me teenime seda sama Jumalat. Me palvetame selle sama Jumala poole. Ta on sama vägev ka täna. Jumal siis lubas Moosesele, et kõik läheb hästi. Kõik läheb plaani järgi, plaani päraselt. Ja kõik, mis toimub praegu, nii peab toimima, nii peab olema, et Vaaro ei lase teid kohe vabaks. Sest minu plaan on selline, et tema teeb oma süda kõvaks, mina teen tema südame kõvaks ja nii, et ma olen nagu sunnitud näitama, kui vägev ma olen. See on minu plaan. Mooses, sa teed hästi tegelikult. Sa oled teinud kõike, mida ma palusin sinult.
Ja siis veel 7. peatükis. No varsti Moosesel oli jälle julgustust vaja ja jälle Jumal andis seda. Salm 7. peatükis siis hakkame lugema ka. Ja issand ütles Moosesele, vaata, ma panen sind Vaarole jumalaks ja su vend Aaron olgu sulle prohvetiks. Sina räägi kõik, mida ma sind käsin ja su vend Aaron rääkigu Vaarole, et ta laseks Iisraeli lapsed oma maalt ära minna. Aga mina teen kõvaks Vaaro südame ja teen palju imetegusid ja tunnustähti Egiptuse maal. Vaaro ei kuula teid, aga mina panen oma käe Egiptuse vastu ja viin oma väehulgad, oma rahva Iisraeli lapsed Egiptuse maalt välja suurte nuhtluste abil. Ja Egiptus peab tundma, et mina olen issand, kui ma sirutan oma käe Egiptuse kohale ja viin Iisraeli lapsed nende keskelt välja. Ja Mooses ja Aaron tegid nõnda, nagu issand neid oli käskinud. Nõnda nad tegid. Mooses oli 80 aastat vana ja Aaron oli 83 aastat vana, kui nad Vaaroga rääkisid. No 2 korda meie tänases tekstis pidi Jumal neid julgustama. Sest see oli raske. See on raske, kui sa tead, et sa teed õiget asja, aga tundub, et see ei toimi. Et see ei ole midagi lahendanud veel. Jumal ütles, et aga tee edasi. Te lähete õiges suunas, te teete õigesti. Tee edasi, tee lõpuni. Siis te näete. Siis tuleb see õnnistus ja vabadus. Seal, kui sa jooksed Jumala juurde oma murega, saad julgustust. Ja seal on see koht, kus sa räägid ausalt Jumalale kõik ära. No just lugesin, et 5. peatükis Mooses ütles, et Jumal, mis toimub? Ma tegin täpselt, mida sa tahtsid, aga läks hullemaks. Ja jälle siis ta tuli issanda juurde 6. peatüki lõpus, Salm 28, seal päeval, kui issand rääkis Moosesega Egiptuse maal, rääkis issand Moosesele öeldes, mina olen issand, räägi Vaarole Egiptuse kuningale kõike, mis ma sulle räägin. No vaata, ja Mooses ütles issanda ees, vaata, ma olen huultelt ümber lõikamata. Kuidas siis Vaaro mind kuulda võtaks? No vaata, tal oli jälle julgustust vaja. Aga seal on see koht, kus sa räägid ausalt Jumalale. No, mõtleme selle laulu peale, mida me koos lugesime täna hommikul, Salm 31. Taaveti laul ja tema mitte ainult kiitis Jumalat, mitte ainult vandus truudust Jumalale, aga ta rääkis ka ausalt ära, et issand, vaata, mul on need vaenlasi nii palju, mul on nii kitsas käes, et mõned on mind hüljanud, mõned ei taha minu poole vaadata, sest ma olen nii sellises raskes olukorras. Palun aita mind. Ta rääkis ära täpselt nii, nagu asjad olid. Ja laulude raamatus on need näiteid päris palju tegelikult. Tähendab, et see ei ole patt, see ei ole vale, kui sa tuled Jumala ette ja siis sa ütled talle täpselt, kuidas sa ennast tunned. Et Jumal, ma tahan alla anda. Jumal, ma tahan ära joosta, ma tahan ära minna, ma ei taha sellist elu. No räägi ära täpselt nii kuidas on. Aga loomulikult ära jää sinna. Mine edasi, las Jumal sind julgustada. Ja ole valmis vastu võtma nagu püha vaimu ja Jumala sõna. Ja siis saad julgustust. Aga vahel on oluline, et oleme lihtsalt ausad Jumala ees. Räägime nii, nagu on.
siis saame julgustust. Aga jääme kindlasti Jumala plaani juurde. Siis, kui asi läheb hullemaks ja ka siis, kui saatan pakub sulle võltsingut. Mis see tähendab? Tähendab, et vahel saatan ütleb sulle, et ma tean, et sa tahad sinna jõuda. Aga sina lähed sa võtsid seda rasket teed, et sinna jõuda. Vaata, mul on selline otsene tee. Sa saad kergeski kätte, mida sa tahad. Seda ta pakkus Vaarole näiteks. Et vaatame, kuidas see läks, kui Aaroni kepp muutus maoks. Oleme siis 7. peatükis, salmid 8-13, salm 8. Ja issand rääkis Moosese ja Aaroniga öeldes, kui Vaaro räägib teiega ja ütleb, tehke mõni tunnustäht, siis ütle Aaronile, võta oma kepp ja viska Vaaro ette, siis see muutub maoks. Siis Mooses ja Aaron läksid Vaaro juurde ja tegid nõnda, nagu issand oli käskinud. Aaron viskas oma kepi Vaaro ja ta sulas ta ette ja see muutus maoks. Aga Vaarogi kutsus targad ja nõiad ja Egiptuse võlurid tegid oma salakunstidega ka seda sama. Ja igaüks neist viskas oma kepi maha ja need muutusid madudeks. Aga Aaroni kepp neelas nende kepid ära. Ja Vaaro süda jäi kõvaks ja ta ei kuulanud neid, nagu issand oli öelnud. See on minu jaoks väga huvitav jutustus. Mis juhtus? Jumal oli andnud neile nii imelise tunnustähe. Viska oma nagu puust kepp maha, muutub maoks. Võtad uuesti kätte, jälle on see kepp. Ja seda nad tegid, viskas maa, muutus maoks. Aga Vaaro oli nii uhke, nii kangekaelne. Ta nägi seda, aga ta kutsus oma kunstnikud, oma sellised nagu võlurid, et vaata niimoodi, et kas teie saate ka teha? Ja muidugi. Ja Piibel ütleb, et nad tegid. Mida see peaks tähendama? Ma ei tea, Piibel ütleb, et nad tegid. Ja et nende kepid muutusid madudeks. No kujutan ette, kuna ainult Jumal saab elu luua, kujutan ette, et saatan tegi mingisuguse kavaluse. Mis ei olnud nagu päris see, mida Jumal tegi. Lihtsalt, mul on selline mõte, selline tunne. Aga Piibel ütleb, et need kepid muutusid madudeks. Aga nii, kuidas sa saad sellest aru, aga sellepärast Vaaro süda jäi kõvaks. Ta nägi, et nad tegid seda sama asja. Tähendab, et minu jumalad on sama vägevad kui see üks Jumal. Ma ei pea teda kuulama. Jumal näitas, et ta on vägevam. Sest mis juhtus? Aaroni kepp neelas alla nende teiste keppid ära. Need teised maod. Siis lõpus oli nagu üks kepp, mille Aaron võttis kätte ja nende võluritele ei jõudnud. Need olid läinud, ära neelanud, alla neelanud. See oli vist naljakas. Aga isegi siis Vaaro oli nii uhke ja kangekaelne. Ei lase need minna. Sest nad tegid selle järgi. Ei pane tähele, mis juhtus pärast. Aga saatan, ta pakub oma võltsinguid, oma nagu valed asjad, mis tunduvad olla nagu samad ja ta ütleb, et
sa saad seda ilma, et sa pead Jumalale alistuma ja tema sõna kuulama. Seda ta ütles Vaarole. Ei pea Jumala sõna kuulama. Ei pea neid vabaks lasta. Mul on samasugune jõud anda sulle, mida sa tahad. No näiteks saatan pakub selliseid võltsinguid. Näiteks võltsarmastus. Jumal ütleb, et kui sa tahad armastust, ma mõtlen nagu romantilist armastust, siis tuleb abielluda ja peret luua ja nii edasi. Õiget pidi teed. Saatan ütleb, et ei pea nii palju vaeva nägema. Tema pakub näiteks seksi ilma abieluta. Miks abielluda? Lihtsalt hakkake niisama koos elama. Või käid hotellis või mida iganes. Sa saad sellist romantilist elu ilma vastutusteta. Kui enam ei ole huvitav, siis lähed edasi. Saatan pakub sellist võltsarmastust meile. Selline otsene tee. Aga see on raske tee. Sellega koos ta ei ütle sulle, et sellega koos on südamevalud. Sellega koos on kahetsused. Sellega koos on katkised suhted. Siis on näiteks võltspalk. Saad raha ilma vaeva nägemiseta. Eriti tuleb meelde diilerid, narkodiilerid. Et näiteks, ma ei tea, kuidas siin on, vist sarnane lugu, aga Ameerikas, kui vaene poiss tuleb kooli ühel päeval ja ta on kõige kallimad jalanõud, mida sa kunagi oled näinud. Kust te tuli mingi $200 või $300 maksis? Aga ma tean, et ta tuleb vaesest perest. Ta on diileriks hakanud. Nüüd on easy money. Kerge raha tuleb. Keegi ütleb, ma sain tuttavaks ühe noore mehega. Nad ütlesid, et viid ära ühe korra, käid ära Lõuna-Ameerikas, tuled tagasi ühe korra ja saad nii palju raha kätte. Nii palju raha. Aga ta jäi vahele. Ta pärast ütles mulle, et nemad, kes teda saatsid, nad meelega andis ta ära nii, et teised said kätte ja said tagasi turvaliselt. Et tema oli selline ohver. Saatan ei ütle sulle kogu lugu, et lihtsalt ütleb, et saad kergesti. Ei pea nii kõik ausalt tegema ja aastaid vaeva nägema. Ta pakub võltsvabadust. Võltsvabadus. Selline vabadus, saatan ütleb, et sa teed, mida sa tahad. See on tõeline vabadus. Keegi ei tohi sulle öelda, mida sa pead tegema. Teed, mis sa tahad, lähed kuhu sa tahad, ei vastuta mitte millegi eest, et see on vabadus. Aga saatan ei ütle sulle kogu lugu, et sellega koos on hästi ebastabiilne elu. Kord elad seal, kord töötad seal, kord oled selle inimesega, siis selle inimesega. Aga kas see on vabadus? Ma pakuks, et hoopis on see orjus. Sa oled orjustatud enda himudele, enda tujudele, et täna tahaks seda, aga homme enam seda ei tahaks seda. Nii ebastabiilne. Aga see muutub, see vabadus muutub orjuseks. Siis on sellised võltssuhted. Võime rääkida ka sellest.
Et nagu päris inimsuhted on sellised, kus sul on sõber, sul on sugulased, sa näed neid ja sa pead nendega hästi läbi saama. Aga võltssuhteid on näiteks sotsiaalmeedias, et sul on 1000 sõpru Facebookis või kus iganes. Aga need ei ole päris sõbrad. Kui sa oled hädas, kas sa siis pöördud nendele, kirjutad, palun aita mind, mul on raha vaja või mul on kohta ööbimiseks vaja. Kui nad ei ole nagu sinu nagu reaalses maailmas sinu sõbrad ka, siis sellest ei tule abi. Sellised virtuaalsed kogukonnad. No, kunagi üks naisterahvas ütles mulle, et no, ma olen virtuaalse koguduse liige, mis nagu asub Ameerikas, aga meil on selline virtuaalne kogudus. Sellepärast ta ei olnud liitunud kohaliku kogudusega. No, kujutan ette, et see on lihtsam. Logid sisse, vaatad jutlust, võib-olla suhtled, natuke kirjutad teistele, ma ei tea, kuidas see on. Aga kui sa käid päris koguduses, siis on nagu päris inimesed seal, kellega sa pead läbi saama. Võib-olla üks on nagu teisest rahvast või üks on natuke kole või üks on natuke haiseb või mida iganes, aga me peame nagu läbi saama. Võib-olla üks nagu solvab teisi inimesi ja ta ei ole veel õppinud, et teisi inimesi niimoodi armastada. Aga me peame koos nagu kasvama Kristuses. See on raskem, aga see on nii, kuidas see on päris. Aga vahel saatan pakub nagu teist teed või võltssaavutused. No, kas me läheme ka sinna? Näiteks arvutimängud. No ma tean, et eriti poistele on see väga väga tõmbab või ütleme nii. Et no näiteks üks poiss, ma kutsusin teda sinna Pinewood Derby võistlusele. Ta oli auto valmis teinud. Aga sel päeval, kui need võistlused hakkasid, no nii pea, kui ta sai aru, et no mina vist ei võida esimese koha, siis ta tahtis juba ära minna. Nagu 5 minuti pärast. Et oota, jää siin lõpuni. See on võistlus, et võistleme edasi ja oleme siis koos ja ma lähen koju. Aga ma tean, miks. See on sellepärast, et ta istub iga päev selles Robloxis, kus ta laadib alla neid cheat code'id ja siis väga kergesti saab esimese koha mingisuguses mängus kogu aeg. Aga reaalses elus ei ole nii, et sa laadid alla mõned cheat code'id ja siis saad esimese koha. Ei ole nii. Aga päris elus on teistmoodi. Aga saatan ütleb, et ei, istu seal nurgas, pimeduses, seal arvuti juures päeva otsa ja seal saad, mida sa tahad. Sellised saavutused. Aga parem, et pane arvuti vahel kinni, tee midagi kätega, ehita midagi või õpi midagi. Mingit puutööd või kunstitööd või ma ei tea, ehitad mingid robotit või midagi, mida noored teevad. Midagi reaalset ka. Aga saatan pakub meile neid võltsingud, ütles Vaarole, et ei, sa ei pea Jumala sõna kuulama, sest vaata, ma saan sulle anda. Ma olen sama vägev anda sulle, mida sa tahad, ilma et sa pead Jumala sõna kuulama. Aga jää Jumala plaani juurde siis, kui saatan pakub sulle sellist võltsingut. Ja siis lõpuks jää Jumala plaani juurde siis, kui tulemust ei näe. Mooses ei näinud seda tulemust. Tänases tekstis ei tulnud see tulemus. Aga Vaaro või Mooses
muutis vee vereks Vaaro ees. Loeme sellest 7. peatükis Salm 14. Siis issand ütles Moosesele, Vaaro süda on kalk. Ta keeldub rahvast ära laskmast. Mine hommikul Vaaro juurde, kui ta läheb vee äärde ja astu temale vastu Niiluse jõe ääres. Võtta kätte kepp, mis muutus maoks. Ja ütle talle, issand, heebrealaste Jumal on mind läkitanud sinu juurde, et ma ütleksin, lase mu rahvas minna ja mind kõrbes teenida. Aga vaata, sa ei ole siiani kuulda võtnud. Seepärast ütleb issand nõnda, selles sa tunned, et mina olen issand, vaata, ma löön kepiga, mis mul käes on, jõevett ja see muutub vereks. Kalad jões surevad ja jõgi hakkab haisema, nõnda et egiptlased jõest vett juues tunnevad tülgastust. Ja issand ütles Moosesele, ütle Aaronile, võtta oma kepp ja siruta käsi egiptlaste vette kohale, nende jõgede, kanalite, tikkide ja kõigi veekogude kohale, et need muutuksid vereks. Siis on kogu Egiptuse maal veri nii hästi puu kui kiviastjas. Ja Mooses ja Aaron tegid nõnda, nagu issand oli käskinud. Nii vägev imetegu Aaron ja Mooses tegid. No, tavaliselt me mõtleme niimoodi või ütleme niimoodi, et kogu Niiluse jõgi muutus vereks. Aga kas sa panid tähele, et mitte ainult Niiluse jõgi, vaid kõik veekogud, kanalid ja veekogud ja isegi kogutud veed, mis olid puuastjas või kiviastjas, need muutusid ka vereks. Et kuidas nad siis said vett? Kas nad kõik surid ära? Salm 40 või 24. Ja kõik egiptlased kaevasid Niiluse jõe ümbruses joogivett otsides, sest nad ei saanud jõevett juua. No ainus võimalus oli kaevata nagu uued kohad seal jõe juures ja siis nad said natuke vett. Salm 22. Aga Egiptuse võlurid tegid oma salakonstidega seda sama. Ja Vaaro süda jäi kõvaks, nii ta ei kuulanud neid, nagu issand oli öelnud. Nii suur tunnustäht, aga Vaaro süda jäi kõvaks. No jälle, ta kutsus oma võlurid ja nemad tegid seda sama. No, aitäh teile võluritele. Ei olnud nagu vett, aga mida väikest vett nad leidsid pärast, nad muutusid ka selle ka vereks. Aitäh teile. Aga sellest aitas, et Vaaro süda jäi kõvaks. Ja ma ei pea sinu Jumal kuulama, sest vaata, nemad tegid ka. Ja no mis siis? Nad tegid mõnda vee vereks, aga Jumal tegi kogu Egiptuse maa vee vereks. See oli nii ilmselge, kui vägev oli Jumal, aga sellest aitas, no ei anna järgi, siis nemad tegid ka vee vereks. Jumal on vägevam. Jumal on vägevam. Tegi kogu Egiptuse maa vee vereks. Ja ütleme veel, et kõige pimedam aeg on just enne koitu. No ma natuke googledasin seda, sest ma olen seda kuulnud. Ja ma ei ole kindel, tavaliselt on see metafooriliselt mõeldud, et kõige pimedam tund öösel on just enne koitu. Aga on võimalik, ma leidsin igasuguseid vastuseid, on võimalik, et see on isegi teaduslikult vastab tõele, et kõige pimedam aeg just enne koitu. Ma ei tea, aga kindlasti vastas tõele Moosesele,
et enne kui läheb paremini, läheb halvemini, hullemini. Ja pikk aega, enne kui Mooses näeb lõpuks seda tulemust, et Vaaro ütleb, te võite vabaks minna. Me teame, kuidas see lugu lõpeb, sest ma arvan, et te olete enne teist Moosese raamatut lugenud. Ja me teame, et lõpuks nad saavad välja, pääsevad Egiptusest. Aga Mooses, ta ei teadnud veel, kui kaua ja kui palju pean mina ja peavad iisraelased kannatama enne, kui see tulemus tuleb. Aga jää plaani juurde ka siis, kui sa seda tulemust ei näe. Jää siis Jumala plaani juurde. Sa ütled, aga olukord on hullemaks läinud. Ma olen proovinud. Ei, jää plaani juurde. Tee edasi. Lõpuks tuleb see õnnistus. No, saatan pakub mulle selline otsesed teed, et ma saan, mida ma tahan, ilma et ma pean vaeva nägema. Ei, jää Jumala plaani juurde. Isegi kui sa tulemust praegu ei näe. Ja siis jääme kogudusena Jumala plaani juurde. Oleme siin Peetris valguseks inimestele. Kutsume siia lapsi, noori ja me tahame, et teised liituksid meie kogudusega. Inimesed saaksid päästetud ja jääme siis Jumala plaani juurde.